Tere päevast minu poolt. Mina olen agronoom ja politseinik. Siseminister on oma mõtete ja hingega väga selle tänase päeva juures ja ta soovib ja ütleb siis sellist asja, et kogukondade ja külaesinduste eestvedajad ja nende töö kogukondade arendamisel ja turvatunde tekkimisel on väga tähtis. Ta peab oluliseks, et meie kodud ja kodukohad oleksid turvalised ja selle nimel loomulikult töötab Siseministeerium ja tema haldusala, aga ta rõhutab ka seda, et igaüks saab ka ise väga palju ära teha, et see turvalisus tekiks, et see püsiks ja läheks paremaks. Ning kindlasti ta rõhutab ka seda, et selles liikumises on mitu aktiivset vormi. On vähem ja rohkem aktiivset, on see, et mõttega kaasas olla ja toetada küla liikumist, aga on ka võimalik aktiivsemalt näiteks abipolitseinikuna kaasa lüüa. Ja praegust just ka lihtsustati abipolitseiniku reegleid natukene seadusandlikult, et siis selline asi on tehtud lihtsamaks. Ja muidugi ta tähtsustab ka naabrite ehk siis naabrivalve liikumist ja sellist liikumist, mis on ka väga tänuväärne. Ja ta soovib teile kõigile meeldivat kärajate ümarlaudu. Nii et ma andsin nüüd ministri tervitused edasi, mis on siis turvalisus. Ja siseturvalisuse arengukava on praegu koostamisel Eesti riigis. Varem sellist arengukava polegi üldse olnud, et praegu on see koostamisel. Ja mina töötan Siseministeeriumis ministeeriumi nõunikuna ja minu koordineerida on siis selle siseturvalisuse arengukava valmimist või seda protsessi. Aga mitte, et mina oleksin see, kes seda siseturvalisuse arengukava teeb ja ei ole see ka Siseministeerium, vaid see siseturvalisuse arengukava on väga paljude kaasabil tehtav arengukava ja ta on just siseturvalisuse arendamise kava. Ta ei ole Siseministeeriumi või Siseministeeriumi haldusala arendamise kava, vaid on siseturvalisuse, nii nagu pealkiri ka on. Nii et sinna on tõepoolest kaasatud väga austusväärne hulk koostööpartnereid ja läbi selle ürituse olete teie ka kaasatud sinna. Et Eimar Veldre, kes on selle arengukava ühe programmi juht, turvalised kogukonnad, ootab sellesse programmi kindlasti ka teie sisendit ja see peaks tänase selle peale lõunase ajaga ka tulema. Minu esitlus on avalik esitlus ja mul on selline palve, et kõik, kes täna siin osalevad, selle esitluse endale saaksid, sest ma ei käi kõiki slaide läbi siin, et ma ei saa teid rõõmustada nii kaua, mul aega on vähe, aga siis seal need, kus on nende programmide fookused ja programmide niisugused tuumad, millised arengukavas on, neid ma siin ei käsitlegi, te saate siis esitlusest neid vaadata, ma nimetan nad ainult ära. Ja kõigepealt ma siis, siin on need mõtiskluse teemad, mul on väga hea meel, et juba lahati väga sügavalt teemat kogukond, kes see on, mina pakuks, et ta on kes, et ta koosneb inimestest, aga turvalisuse võtmes on see kogukonna mõiste ja kogukonna olemus väga tähtis, sest me räägime kogukonna kesksest lähenemisest, mis see siis on? Kui me ei teagi, mis see kogukond on, siis kuidas me saame kogukonna keskselt läheneda? Ja ma siis siin täna võib-olla sellel ka peatun, et mida näiteks turvalisuse võtmes või ütleme sellises, võib-olla täpsemalt veel võime öelda, et korrakaitse või politseitegevuse võtmes, et kuidas maailmas käsitletakse kogukonna keskset lähenemist ja pakuks välja ka siin mudelit, et mismoodi see võiks siis meil äkki toimuda. Nii,
mis see turvalisus on. Et ma tahan siin just rõhutada seda, et see siseturvalisuse arengukava koostamise meeskond, seal on nii kitsam kui laiem meeskond, et me oleme kogu aeg rõhutanud seda, et see turvalisus on natuke laiem mõiste, kui võib-olla esiotsa pähe tuleb, kui mõtleme turvalisuse peale. Et niisugune skeem on siin, sinised ja punased kettad ja keskel on kirjutatud turvalisus, selle allikaks on Kriminaalpreventsiooni nõukogu 1996. aastal on nad juba sedasi mõtisklenud ja seda kirja pannud. Nii et ei ole nagu uut midagi siin päikese all. Ja meil on see turvalisus koosneb siis selle järgi kahest poolest, üks on turvatunne ja teine on kindlustatuspool. Ehk siis turvatunde pool on tegelikult usk millegisse. Ja me näeme, seal on kettad, on üleval on 5 ketast, üks on nendest punane. Ja võib-olla tavaliselt kitsamas käsitluses turvalisust vaadataksegi selle punase ketta pealt. Ehk siis seal on usk sellesse, et me oleme kaitstud igasuguste erinevate rünnakute ja ohtude eest, mis meile võiks avalikus ruumis või meie enda kodus osaks saada. Kuriteod, väärteod, erinevad süüteod, läbi selle. Aga tegelikult seda turvatunnet tekitab palju rohkem ka usk majanduslikusse toimetulekusse, usk sotsiaalsesse toimetulekusse, riigi julgeolek muidugi, üldse usk sellesse, et meil on õigus ja vabadus on tagatud, vabadus ettevõtlusega tegeleda, kuidas me soovime ja kõik sinna juurde kuulub. Nii et tegelikult, kui mingisugune toimub mingisugune asi, kaotan töökoha, siis minu turvatunne kaob. Ja nagu me nägime siin, eks ole, et kusagil on meil 30% või mis oli seal, eks ole, see tööga hõivatus ainult, siis tegelikult selles piirkonnas selline turvatunne väheneb. Ja mis siis ette võetakse, kui seda turvatunnet ei ole, siis see on selline nagu teooria, et hirm kuritegevuse ees ja hirm niisuguse turvatunde kadumise ees, siis inimene muudab oma käitumist mingil moel, valib endale kas teise elukoha, kus ta näeb, et seal on turvalisem, ta läheb sinna, või valib teise riigi, kuhu ta läheb. Need mõjutavad. Et selles mõttes meil tuleb mõelda, kui me tahame siseturvalise arengukava võtmes, eks ole, fokusseerime kindlasti sellele, et vähem oleks pahategusid, süütegusid, mis meid kõik ähvardavad, siis me peame otsima ja vaatama, mis need põhjused on, kust need tekivad. Ükski kuritegu ei ole mitte midagi, ei ole siin juhuslikku, inimene paneb selle toime. Ja tal on teatud põhjused, miks ta seda teeb. Nii et me peaks vaatama siis turvalisuse mõistes, kui me otsime lahendeid, kuidas neid kõige hullemaid tegusid ohjata, peame lahendeid otsima nendest teistest valdkondades, mis on majanduslikud, sotsiaalsed ja niisugused küsimused. Ja siis see kindlustuspool on all ka, eks ole, see on sellisel juhul, eks ole, et meil on usk, me usume, eks ole, et me oleme kuritegevust kaitstud, aga siis, kui kuritegu toime ikkagi pandakse, siis me, eks ole, tahame, et asjaomane institutsioon tuleb kohale, teeb kõik vajalikud toimingud, avastab kuriteo ära, kuritegija saab karistatud, mina saan oma vara tagasi ja nii edasi. Et see kindlustuspool. Ja kui see ka ei toimi, siis on jällegi, eks ole, turvatunne on kadunud. Nii et lihtsalt selle slaidiga ma tahan seda öelda, et me käsitleme turvalisust laiemana ja kui me otsime neid ravimeetodeid, siis me peame sellega arvestama, et näiteks võib näite tuua, et siseminister peaks kõvasti sõna võtma sel teemal, eks ole, et näiteks põllumajandus arendada kõvasti, väike põllumajandust näiteks toetada, et oleks maitsvaid tomateid, porgandid, inimesed saaks tööd. Ja siis jääb vähem aega nende punaste ketaste sees olevate tegude toimepanekuks. Väga palju erinevaid faktoreid on, mis inimese turvalisus või seda hirmu tekitavad. Ja jällegi oluline on võib-olla siin rõhutada seda, et näiteks sotsiaalne korraldamatus, ebaviisakus, ehk siis niisugused väikesed võib-olla häirivad asjaolud, mis kogukondades on või kuskil piirkonnas, et need on need, mis tegelikult tekitavad seda hirmu. No siin on tulnud ikka välja neid, et kuskile kaupluse juurde või kuskile bussijaama kogunevad
alkoholitarbijad ja nii edasi, ja üleüldse hea kord näiteks, kui on halb. Et need on asjad, mis mõjutavad turvalisust. Ja nendes asjades saame ise väga palju ju teha ka, et seda korda tagada ja tegelikult seda hirmu siis maha võtta. Aga ka õpikutarkusest siin võetud, et mis see kogukond on. Meie mõttes, siseturvalise arengukava mõttes on väga tähtis just kogukonda käsitleda siiski ühe geograafilise piirkonnana. Sest turvalisuse aspektist, ütleme, küberkuritegevus on ka olemas. No see ei ole päris see, kui arvutiga vastu pead lüüakse, eks toimub seal kübervõrgus midagi. Aga see on ka olemas, aga valdavalt ikkagi see turvatunne tekib konkreetses piirkonnas, kus ma elan, kus ma iga päev enda asju toimub. Lähen tööle, tulen koju tagasi, ma liigun seal. Ja muidugi väliskeskkond mõjutab nii tugevalt, et see surve on nii tugev, et mul ei ole vaja väga selle geograafilise piirkonnaga seda sidet. Mul on auto olemas, ma saan sõita poodi, eks ole, kuskile keskusesse, Tartusse või Võrru ja siis tulen jälle siia tagasi. Mul on telefonid, igasugused vidinad muud olemas, kus ma saan suhelda, eks ole, inimestega ilma, et ma peaksin välja tulema. Nii et see kõik mõjutab nii tugevasti. Aga siseturvalisuse võtmes on just oluline teie aktiivsusel, et tegelik, ütleme, selline kogukond oma selles piirkonnas tekiks, kus võetakse maha seda anonüümsust ja impersonaalsust, et tegelikult siis koos ebameeldivatele asjadele vastu seista. Nii et kui me räägime, siis meie peame silmas seda. Aga meie jaoks on väga oluline see, et see kogukond, mis on olemas, et ta oleks kuidagi moodi esindatud, kes on tema volitatud esindaja. On külavanemad, mis on nende voli ja volitus tegutsemaks. Ehk kui me hakkame rääkima kogukonnakesksest korrakaitsest, siis on see väga vajalik. Et siin on nagu küsimus sellest, et kogukonnakeskses lähenemises korrakaitses tähendab see seda, et see politsei näitel ma toon selle, ma ütlesin, et ma olen politseinik ja tean natuke seda politsei osa rohkem, aga see kindlasti see mudelina sobib ka teistele riigiasutustele väga hästi. Ja kui me maakondades praegu käime ka seda räägime ja arutleme, siis ma ka seda rõhutan, et see on küll politsei näide, aga puudutab ka teistele. Et kuidas need kogukonna ootused ja vajatused välja võiks selgineda? No praegu on paslik öelda, eks ole, et valimised on tulemas, Riigikogu valimised. Erakonnad teevad oma platvormid, tutvustavad neid, seal on ka turvalisus sees. Ja demokraatlik värk, me valime, eks ole, eeldatavasti me oleme targad ja valime platvormide järgi, mitte siis nägude järgi. Ja me saame siis sellise tulemi, millele enamus on oma toetus andnud. Sealt tuleb Riigikogu, tuleb valitsus, tuleb näiteks siseminister või siseministeerium ja siseminister, eks ole, kes siis hakkab seda platvormi siis ju ellu viima, annab selged prioriteedid Politsei- ja Piirivalveametile, kes määrab siis ülesanded kohalikule politseile, mis tegema peab. Ja siin ongi siis see tegelikult nagu asi selge. See ressurss läheb selle peale, mis sealt prioriteediks pannakse. Aga see on natukene liiga abstraktne on see, mis sinna see kokku tuleb. Ja tegelikult siis on puudu sellel joonisel see kõik, mis ma rääkisin, on joonise vasakpool. Joonise parem pool on natukene puudulik praeguses situatsioonis. Ehk siis tegelikult on ka kohalikud valimised ja nüüd ongi see, et volikogu on olemas, volikogu just ongi see, kes on mandaadi saanud ja esindab ühte kindlat kogukonda. Ja nüüd ongi küsimus, mis on kogukond, kas see omavalitsusüksus on nagu üks kogukond või on seal mitu? Kui on mitu, kas kõik on esindatud ja kaasatud heaolu ja turvalisuse küsimustesse või mitte? See ongi raske koht. Ja seda ongi vaja. Tähendab selleks, et kui me räägime kogukonna keskelt, siis meil on seda kaasatust vaja. Ja kes see partner siis politsei jaoks siis näiteks oleks? Ja siin ongi selline koht, kus võib-olla millele tasuks mõelda ja selle ma nüüd räägin ära, siis lõpetan just.
et praegust on olemas maavalitsuste juures ja ka omavalitsuste juures on mõnedes kohtades on nii-öelda tervise- ja traumanõukogud. Et seda mudelit tuleks rakendada edasi ja laiendada natuke, et omavalitsuse juurde peaks tekkima niisugune, ütleme siis käräjate nõukogu, käräjad, väga hea, käräjate niisugune nõukoda, kus koha peal siis need külavanemad või muud missugused kogukonnad seal on, et nemad oleksid seal selles esindatud. Ja see platvorm on see, kus selgitatakse välja, mis on selle kogukonna kõige olulisemad asjad, mis ohustavad inimese elu, inimese tervist, inimese vara. Ja siis, kui need probleemid on välja selgitatud, sinna kaasatakse siis ka vajalikke eksperte, politseieksperte, päästeeksperte, keskkonnainspektsiooni eksperte, kõike. Eesti, ütleme, energia omasid ja nii edasi. Seal tekib selline koht, kus riik, kes oma teenuseid pakub, kohtub tegelike inimestega, nende esindajatega ja selgitavad ja saavad siis sisendi selleks, mida neilt oodatakse ja otsitakse ka koos lahendeid. Sest tavaliselt tülid hakkavad sellest pihta, et teine ülehindab teise võimekust liiga kõrgelt. Ta ülehindab seda. Arvab, et politsei on kõik võimas, ta teeb kõik ära. Tegelikult ei ole. Müüd. Tal on ainult teatud võimekused. Nii et see oleks see koht, kus tegelikult selline töö saaks tehtud. Tekiks nii-ütelda terviseprofiil, see ongi tegelikult täna on niisugune mõiste olemas, kus on need ohud ja asjad toodud ja millele peale tehakse konkreetne tegevuskava ja see läheb juba siis kohalikule politseile, aga ka kohalikele elanikele täitmiseks, seda seiratakse, selle järgi siis toimetatakse. Mis on oluline see, et need vajalikud asjad, mida siis teha tuleb, need muutuksid selle läbi ka politsei jaoks tema tegevusplaneerimise osaks. Ehk siis ei ole ainult ministeeriumist ette öeldud prioriteedid, vaid tekib ka kohalik vajadus. Sest iga kogukond on eriline. Mõnel on järv, mõnel on meri, mõnel on mägi, mõnel on lohk ja vastavalt sellele on see spetsiifika sellel kogukonnal seal. Nii et suur aitäh, et ära kuulasite, kannatasite rohkem natuke, mul oli 2 esinemist. Ja ma soovin teile kõikidele jõudu selles asjas, et see siseturvalisus on meie kõikide, igaühe asi. Et ei ole ainult politsei asi. Politsei on selleks, ta saab palka selle eest, et ta seda teeb, aga see on meie kõikide asi. Aitäh!